Tere jälle, hea vaataja. Täna räägime siis siuksest legendist, võib mõnes mõttes öelda. Legendaarsest noast nagu Park River Bushcrafter 2. Ja see konkreetne mudel siis oli esimene Park Riveri nuga, millega ma mõned aastad tagasi kokku puutusin. Ja toona ta siis mulle ausalt öeldes ikka avaldas muljet, et mitte ainult selle poolest, mis ta maksab, vaid ütleme ka jutt juurde omanikult, et kuidas neid tehakse ja kõik siuksed asjad ja kui raske oli seda saada. Et tuleb välja, et see on üsna defitsiitne nuga. Nii et tihtilugu näiteks peab nii-öelda klient tellima selle siis jaemüüja käest ja jaemüüja tellib omakorda siis hulgifirma või siis nagu ütleme otse tootja käest ja tuleb oodata võib-olla aasta, võib-olla isegi rohkem, et ennem kui see õnnestub kätte saada. Ja loomulikult ma võtsin siis lahti ka sinu toru ja hakkasin vaatama neid videosid, mis selle konkreetse noa kohta siis seal üleval on ja ütleme niimoodi, et läbiv joon on ainult üks siukene kiidulaul. Et sisuliselt umbes tead täiuslik nuga ja mitmed YouTuberid, kes teevad nugade kohta arvustusi ja kes ise on ka siukse bushcrafti ja survivalismiga suhteliselt sina peal. Need siis väitsid seda, et sellest on saanud nii-öelda mingi aja jooksul nende primaarne nuga. Et kõik viitab sellele, et siis võiks ju uskuda, kui veel mitmed nüüd räägivad. Ja küll, kui edasi ma räägin veidike ennem noa tehnilistest andmetest. Et kuna ta on Bushcrafter 2, siis on olemas ka Bushcrafter 1, mis on temast veidike väiksem. See konkreetne mudel on siis 114 mm pikk, terapaksus on 4 mm, kogu pikkus 235 mm, teras on väga hea, CPM 3V. Kõvadus on siis, karastus on siis 60 HRC. Kaal 216 grammi ja ütleme niimoodi, et toode ongi ülimalt kvaliteetne ja kui võtad kätte, siis see käepide on Mikardast, ongi väga mõnus, siukene ülihästi istub kätte, siuke mõnus, et temaga mõnus töötada. Et teine tema suur pluss on see, et ta hoiab tera ka väga hästi. Et mõnus töötada, tera hoiab väga hästi. Aga nüüd ausalt öeldes hakkab pihta üks siukene, see koht õigemini tuleb praegu nüüd, kus mina ei saa enam nende teiste YouTuberitega, kes nugasid arvustavad, nõustuda edasi. Et vähemalt mitte täiel määral. Ja taaskord ma rõhutan, et kes on mu videosid vaadanud, ma alati ütlen välja, et minu arvamused on subjektiivsed. Et kellelgi teisel võib olla hoopis teistsugune arusaam asjadest ja täiesti teistsugune kogemus, millele tema seisukoht taandub. Aga see mõningane kogemus, mis minul praegu selle konkreetse noaga on, ma subjektiivselt võtaks selle kokku, et see on Park Riveri häbiplekk. Nii otsekohe, jah. Et need mõned head asjad, mis ma nüüd välja tõin, et hoiab tera hästi, ergonoomika on hea. On veel mõned head asjad. Näiteks pole üldse paha selle jaoks, et teha nii-öelda pirru lokitamist.
aga võib-olla ikkagi ei ole ka kõige parem. Sest kui te panete nüüd tähele, okei, see võib olla ka puidu enda, sihukene puutüki enda omapära. Lokid iseenesest tulevad üliilusad krussis. Vot selliseid krussis lokke tegelikult on näiteks väga hea süüdata. Väga hea. Mitte ühtegi halba sõna ei saa öelda. Need on nagu väga head. Mis mul siin nüüd juhtub? Mul ei ole mitte ühtegi teist nuga olnud, mis tekitaks niimoodi, ütleme sellise olukorra, et pooled lokid jäävad siis nii-öelda selle puupiru külge ja teine pool siis lihtsalt tuleb küljest. Ka see on suurepärane materjal tule süütamiseks. Okei, vaatame, et see oli nüüd lepapuu. Ehk näiteks võib-olla kasega käitub see asi teistmoodi. Samad moodi rullib ja kase küljest nii kergesti need lokid ära ei pudene. Et puul ja puul on erinevus. Aga siiski mõned ikkagi tulevad ära. Ja nüüd, kui ma seda liigutust, seda tööd teen, siis jah, ikka tuleb, aga vähem. Et ma olen selle tulemusega ses suhtes rahul. See on väga ilus tulemus, väga sihukene hea. Niimoodi. Aga kui panete tähele neid lokke, siis tegelikult see tera murrab neid peenikesi lokke. On siuksed murdekohad sees. Kas see on hea või halb? Ma ei ütle mitte kumbagi. Et tähtis on saada üles tuli ja ma ei näe väga suurt probleemi ka selles, et mul tekib sellise nii-öelda puidupuru hunik. Et pean kohe näitama. Et ta suudab teha suisa selliseid miniatuurseid roosiõisi. Iseenesest ilus. Aga kui ma nüüd seda tööd teen, jah, temaga saab seda teha, aga paljude teiste nugadega võrreldes, mis mul on, siis ma ütleks niimoodi, et ta teeb seda tööd sihukese nibin-nabin 3 peale. Kuidas nüüd öelda? Ma olen päris palju nüüd analüüsinud, mõtelnud, et miks kõik teda niimoodi kiidavad. Et just nimelt täpselt on ju nagu selle töö jaoks, miks kiidavad. Ja olen aru saanud, jälle subjektiivselt aru saanud. Temaga on võimalik seda tööd teha niimoodi, et sa selle tööle ei keskendu. Sa vaatad üldse mujale, sa teed seda, sest sellel noal puudub üks huvitav omadus. Ta suudab koorida nii-öelda, lõigata puidult pealt mingit kihte, umbes nagu öövel. Või nii nagu liimeister tõmbab puupalgi pealt koort ära. Aga ta ei ole nuga millegi läbi lõikamiseks. Ehk siis, teisisõnu, see on hea omadus inimesele, kes ei ole noa kasutamises just veel kõige kaugemale arenenud. Ei ole veel kõige osavam, kes ei valda noatera kontrollimise tehnikat. Vot sellel inimesele on see nuga hea. Ja siis nüüd paljud need YouTuberid võtavadki, kõik on väga hästi, nuga ei lähe tegelikult üldse nagu ei tahagi minna sügavale sisse. Et paljude nende nugadega, mis minul on, sa tegelikult pead rakendama kontrolli tera üle. Siin, ma ütleks niimoodi, ei ole seda absoluutselt vaja rakendada. Ja sa saad suurepärase tulemuse. Minu subjektiivne arvamus,
et see on selles mõttes väga hea nuga algajatele bushcrafti huvilistele, kes alles nii-öelda hakkavad õppima noa kasutamise tehnikaid. Aga siit tuleb ka üks halb asi. Ja halb asi on nimelt selles, et ma võtan vaast mingisuguse oksa, et kui ma nüüd näiteks vajan oma tarbi kinnitamiseks vaia või telgi kinnitamiseks või tahan teha lõksu. Okei. No. Siis tegelikult mul kulub selle asja meiterdamiseks rohkem aega. No, lõpuks sain selle paju oksa teravaks. No, ausalt minu jaoks võttis see liiga palju aega. Noh, okei, mul on nüüd vaja siis siin teha mingisugune koht, et kinnitada näiteks selle nii-öelda vaia taha nöör. Ja kui ma hakkan nüüd selle puutüki kallal nokitsema, siis ma ütlen teile ühte. Jah, temaga on võimalik seda teha. Aga mina seda teha ei taha temaga. Ausalt öeldes, ta ei sobi selle jaoks, ta ei kõlba. Ta ei ole see nuga, millega sellist tööd teha. Et selle töö jaoks on väga palju paremaid nugasid. Noh, ma ei taha nüüd teda nii lõpuni maha teha, et ta nüüd mitte kuhugi ei kõlba, et jah, et lokitab, selliseid lokke teeb, millega saab tule süüdata kuidagi viisi, teed ära ka selle telgivaia või midagi sihukest. Aga ütleme ausalt, see on ikka paras keberniit, et kui ma võtan oma ajaks tema suurima konkurendi siia kõrvale, ehk siis Benchmade bushcrafteri, siis tema lõikeomadused isegi ei ole mitte võrreldavad, kui head need on. Et see nuga mängib selle koha pealt täiesti teises liigas Benchmade. Kõvasti parem kohe. Benchmade tahab tungida sügavale kiudude vahele. Benchmade ei ole veel mitte kõige agressiivsem lõikaja. Et ses suhtes võtame midagi odavat siia kõrvale. Võtame võrdluseks kõrvale. Näiteks siis, kui juba bushcrafteritest juttu on, Real Steel, hiinlane. Minu arust oli Bushcrafter Plus oli mudeli nimi. Et jah, siin see on parem kui isegi Benchmade. See nuga ikka lõikab väga agressiivselt. Et ja võt, siin ongi nüüd see koht, et selline nuga, mis lõikab agressiivselt, see sobib ainult sellele, kes juba nii-öelda noa käsitsemise tehnika koha pealt mängib vähe edasi jõudnute liigas. Ehk siis seal, kus mina. Ja minu jaoks on lihtsalt see asi igav. Et temaga on igav töötada. Et see Real Steel, see on ikka ma isegi praegu ei tahtnud kohe niimoodi. See on ikka ops. See lõikab lihtsalt niivõrd palju paremini, olles Park Riverist lihtsalt 3 korda odavam.
jah, ütleme, et jah, tõenäoliselt ta ei hoia nii hästi tera, aga ütleme nii, et ega tal ergonoomika pole halb, aga lõikeomadused on minu arust väga head. Ja kui mul on nüüd vaja miskit tule süütamiseks pirdu lokitada, ja siin on see, et sa pead seda tera veidikene kontrollima, et ta ei läheks liiga sügavale. Aga teeb samuti väga ilusad lokid. Nii et täpselt sellise, mida on vaja tule süütamiseks. Nii, aga ma ei taha siin täna teiste brändide nugadest rääkida. Aga okei, kui ma juba selle jutuga sinna tulin, siis et kui need Benchmade ja Real Steel võiksid teoreetiliselt olla tema konkurendid, ma isegi tooks välja võib-olla ka ühe konkurendi, mis on jälle oma hinnaklassi poolest 3 korda küll ka jälle odavam. Et siis see on siis Jokker Pushlord Scandi profiiliga. Ütleme, et siin samamoodi tajub seda, et ta ei ole nagu millegi läbi lõikamiseks. Et isegi nii-öelda sellel lõikamise tunnetusel ma näen praegu nagu sarnaseid jooni. Aga andke mulle andeks, aga ma pean tunnistama, et mulle tundub subjektiivselt, et see 3 korda odavam Pushlord Jokkeri oma on ka natukene parem, natukene, ma räägi palju. Ka tema ei taha läbi tungida sügavale, aga ta võtab ta võtab teistmoodi. Ja see teistmoodi tähendab seda moodi, mis võib-olla mulle isiklikult subjektiivselt meeldib natukene rohkem. Et ma olen aus, et nende kahe vahel valida, siis ilmselt minu valik langeks pigem Jokkerile. Võtame odava vanakooli klassikalise Uko. Lõik ka ikka väga agressiivsemalt. Lokitamiseks on see teada tuntud oma headuses. Okei, ütleme niimoodi, et mis ma siin olen vahepeal jõudnud. Võrrelda Feldknieven F1, Feldknieven Taiga Forest. Taiga Forest on oma mõõtmetelt ka suhteliselt sama. Need eelmised noad siin olid ka oma mõõtmetelt suhteliselt sarnased Bushcrafterile. Aga näiteks võtame ka siukse üsna paksu noa, mis võib-olla ei tundu, et võiks väga hea nokitsemisnuga olla. See on siis S1X Feldknievenilt ja minu arust lokitamiseks on suurepärane nuga. Et nagu seda tööd teeb ikka ka kohe väga hästi ja lõikab oluliselt libedamal kui Park River. Proovime siis mingit telgivaia ka teha. Jah, ta on kohe tulen näitan teile. Tundub visuaalselt peaaegu poole paksem. Minu arust ta oligi äkki 6 millimeetrit paks või midagi siukest. Et versus siis 4 või ta oli isegi äkki 7. Peast ei mäleta, aga vahe on olemas. Ja nüüd siukse nokitsemistöö jaoks. See paks S1X meeldib minule küll palju rohkem. Ja kui mul on vaja mingi asi otsast teravaks teha, siis samamoodi see S1X Fjellilt on tegelikult selle töö jaoks parem, vaatamata sellele. Ma nüüd vaatan, kas õnnestub teile demonstreerida, kui palju ta paksema teraga on.
on. Kõvasti. Nii et jah. No jah, ei taha ju seda nuga nüüd nagu liiga maha ka teha, eriti arvestades asjaolu, et minu hinnang on ka subjektiivne. Aga vaat, kui rääkidagi sellest subjektiivsusest, siis see nuga tegelikult panigi mind paljuski mõtlema üldse selle peale, kui tõepähe neid YouTuberite arvustusi üldse nagu võtta annab. Et eks see on ilmselgelt see, et tuleb asju lasta läbi mingite filtrite ja nii edasi. Et nagu jah, aga samas kui sa tahad oma elus osta ühe või maksimum 2-3 head nuga erinevate ülesannete täitmiseks on ju, et siis iga mees ei saa endale seda lihtsalt lubada, et ostabki need noad lihtsalt ja kui ei sobi, ei saa nagu noaga sõbraks, siis müüb ära, kingib ära, ostab järgmise, et proovida järjest niimoodi, et see on üsna kulukas, et ikka nagu lähed YouTube'i ja vaatad võib-olla esimesed 3 videot ära ja kui sealt tuleb seda kiidulaulu, siis teed juba oma otsuse. Mõni skeptilisem inimene võib-olla viitsib isegi 10-11 videot ära vaadata ja siis teha oma otsuse. Aga mina olen selle noa kohta vaadanud ära ilma liialdamata 10 videosid. Ja videodest jäi minule küll hoopis teine mulje kui siis, kui ma nüüd ise olen seda nuga siin mõnda aega kasutanud. Ja teada, mis on kõige uskumatum, on see, et ma teritasin ta nii teravaks, et ta lõikas mul käe selja pealt karvasid. Ja ikkagi mul oli puutüki kallal temaga väga ebamugav nokitseda. Jah, üks töö on küll hea, mida ta puu kallal hästi ära teeb. Nii. Siit on kohe näha, et kui ma nüüd noa sisse lõin, pragu jookseb kohe siiani välja. Teiselt poolt jookseb lõhe, nii öelda, tulen näitan, peaaegu poolde halgu ära. Nuga on siin ja peaaegu poolde halgu jookseb. Et kui mul on vaja mingit puunatti, puualgu, puupakukest nii öelda pooleks saada, et sealt laastud või pirruk kätte saada, siis ütleme nii, et ei ole väga palju vaja vaeva näha, et see õnnestuks. Aga mina isiklikult tahan noad natuke enamat kui see, et ta on hea kirves. Et ma isiklikult tahan noad natuke enamat kui see, et ta sobib nii öelda pirru lokitamiseks. Et tahan, et see nuga suudab teha ka kõigi nende omaduste juures nokitsemistöid. Täpselt ongi see, et teen mingid vaiasid, mõningaid asju veel. Ja võt selle koha pealt kahjuks peab tunnistama, et see nuga jääb ausalt öeldes minu silmis üsna kehvaks. Et mulle ta meeldib. Kõige veidram ongi see, et ta on minu silmis üsna kehv nuga, aga meeldib mulle. Tal on suurepärane tupp ja muide tal on väga huvitav tupp. Tema tuppe sees on magnet. Nii. Siin on sees magnet, mis aitab siis nii öelda noal paremini fikseeruda siia sisse. Aga ütleme, kui ikka väga loksutada, raputada, siis ei tee see magnet ka imet. Ja ta näeb esteetiline välja, siukene mõnus. Tal on täpselt siuksed mõnusad, head, õiged mõõdud.
ja mul on õudselt kahju, et Park River täna seda nuga ei tooda nüüd nii-öelda nagu nagu Bravo seeria noad, ütleme, sellises konveksi stiilis versioonina. Kui see nuga oleks, see on ka kusjuures konveks, aga nad ütlevad Scandi konveks või siis sükene, et tal ka ikkagi see tipp nii-öelda kaardub. Aga ta ei ole nagu Bravo. Bravo on ikka hoopis midagi muud. Siit on hästi näha. Et siin võiks isegi öelda, et siin hakkab bushcrafteri see tera kitsenemine pihta. Umbes see on sama lai kui Bravol see osa, mis ei kitsene. Bravol hakkab ikka 2/3 nii-öelda tera laiuse koha pealt see kitsenemine pihta. Et mõõtude poolest ütleme, ta jääbki enam-vähem sinna. Mul on Bravo 1,2 või 1,2 või kuidas see õige nööd oleks, ei oskagi öelda. Vist kirjutatakse Bravo 1.2. Et Bravo 1 on sellest siis veidike väiksem ja ta peaks olema bushcrafterist sümboolselt lühem. Et selles mõttes, et minu soovitus on küll, et kui sul noa ostmisel nagu eelarve on umbes seal circa sükse 350-400 kopikatega võib-olla euro vahel ja sa tahad just nimelt saada Park Riveri omanikuks, siis minu arust on mõistlikum valik see Bravo. Ja on ta siis Bravo 1 või Bravo 1.2 või 1.5, nii et oma Bravodes ma ei ole küll absoluutselt pettunud, nii et need on nagu küll ausad tööriistad, aga nendest tuleb siis mõne aja pärast eraldi ülevaade. Nii et bushcrafteriga on jah lugu siis selline, et ei saa ma tema kohta kahjuks üleliia palju kiidusõnu jagada. Et jah, ei tahagi kohe nagu rohkem midagi öelda, sest et jah, mulle tegelikult nuga meeldib, aga ütleme nii, et tundub küll, et mõtet oleks osta lihtsalt ainult asja sellepärast, et ta meeldib. Ta võiks nagu lisaks veel funktsioneerida ka täpselt nii, nagu minu soovid, minu standardid on. Ja seda kahjuks bushcrafter ei suuda. Lihtsalt ei suuda. Et ma subjektiivselt ütlen välja, et minu arust see on väga ebaõnnestunud noa nimi ka talle. Et nii palju, kui ma mõtlen nüüd praegu klassikaliste bushcrafti tegevuste peale, siis ei ole ta oma natuurilt bushcrafter. Bravo seeria on oluliselt rohkem bushcrafter. Isegi ma julgen väita, et Fox River seeria samuti. Et jah, aga las ta olla tühja ka, et ega ses mõttes nagu jah. Et ärge nüüd väga hinge võtke, mul siin paaril tuttaval, nagu ma tean, et on ostetud see bushcrafter sellepärast, et nad vahivad ka YouTube'i ja usuvad seal kõike, nii nagu paljud vahivad siis praegu minu videot on ju ja järgmiste aastate jooksul ja ka usuvad mind ja võtavad minu sõnu kui, ma ei tea, kuldmuneni, et ma ütlen ausalt, vaadake kõike ja kuulake sükse mõistliku ja mõõduka skeptilisusega. Kõik taandub ikkagi lõpuks sellele, kuidas te tera suudate kontrollida, siis sellele, milline see tera on. Ja nagu vanad rallisõitjad ütlevad, siis see, kes on sõitjamees, see sõidab sea seljas ka. Ja tõsi ta on. Nii et aga jah, nii ta on, et kui on vaja looduses olles toimetada, siis pigem ma valin sellise alla 50 euro maksva Puuko
või siis natukene pealt 100 euro maksma, või isegi ta ei ole 100, ma ei mäleta, reaalstiili bushcrafteri. Et on märksa mõnusam ja mugavam neid töid toimetamisi teha. Aga tänan, et viitsisite ära vaadata ja kuulata. Ja siis nüüd hüvasti jätuks vaatame siis seda Park Riveri häviplekki veel korra. Kõike head.